Tänase saate teema on Haljala kihelkonna kirik ja mõisad ja alustame seda saadet siin Haljala kirikus. Kirikut tutvustab meile kirikuõpetaja Urmas Karilit. Olge hea, tutvustage Haljala kirikut. Tere tulemast Haljala kirikusse ka selle saate kaudu. Haljala kirik on väga eriline, selle kohta kirikuõpetaja, kes siin teenis 160 aastat tagasi, kes kirjutas järeltulevatele põlvedele ühe läkituse, mis oli pandud kiriku tornikiivri kohal oleva risti alla kerasse. Kullatud selles kuulis oli tekst, kus toonane kirikuõpetaja ütleb, et Haljala kirik on tõenäoliselt Eesti üks kõige ilusamaid kirikuid ja tänu heldete annetajate toetusele oleme saanud Haljala kiriku korda teha nii seest kui väljast ja kõik soovijad on teretulnud seda imetlema. Suvisel ajal on kirik avatud Teeliste kiriku raames 3 suvekuul igal päeval. Haljala kirikus me praegu oleme, on sellel kohal 3. Tõenäoliselt kõige esimene kirik sai siin olema 13. sajandil, kui 2 Revala muinaskihelkonna ida ja lääne osa jagamisel moodustus 4 kirikukihelkonda, sealhulgas ka Haljala kiriku kihelkond kusagil 13. sajandi 20. aastatel. Esimene kirik tõenäoliselt oli puidust, järgmine kirik ehitati 14. sajandil, mis oli kivikirik, aga väiksem kui see praegune ja mis on võib-olla Eesti kirikut loos unikaalne, et selle praeguse kiriku restaureerimise käigus, põranda vahetamise käigus me avastasime siit kiriku põranda alt eelmise kivikiriku vundamendid, mis on see eelmine kivikirik, selle vundamendi järgi oli umbes 1/3 võrra väiksem kui praegune. Ja miks siis oli põhjus suurema kiriku jaoks? Arvatavasti, et see eelmine või esimene kivikirik, et see oli ilma võlvideta, aga selleks, et ehitada võlvitud kirikut, oli vaja laiemat vundamenti ja see eelmise kiriku vundament, mida me siit avastasime, oli kitsam, mis oma laiuse põhjal ei võimaldanud võlve kanda. Haljala kiriku üheks eripäraks on väga kummalise kujuga võlvid. Need võlvid on sellised lainetavad, justkui vaba käega tõmmatud ja kujundatud, et tavaliselt võlvid on ikka korrapärased ja sümmeetrilised. Aga see kuju, mida me siin näeme ja mida kõikidel kirikusse tulijatel on võimalik uudistada, ei ole mitte tõenäoliselt meelega ega ilu pärast tehtud, vaid see on kujunenud olude sunnil. Selle kirik on 4 korda põlenud, 2 korral sõdades, nii Liivisõjas kui Põhjasõjas, ja 2 korral on välgutabamuse kiriku tornikiiver saanud ja tornikiiver ja kiriku katus on seeläbi põlenud. Kirik on olnud pärast sõdade järgne aeg ja ka eelnevad sajandid ei olnud piisavalt vahendeid, et kohe uut katust peale panna ja tõenäoliselt oli mingi aeg, kus see vihm siin ilma katuseta kirikus pesi võlvide kivide vahelt segu välja ja niimoodi need kivid on langenud allapoole ja sellepärast tekkinud selline ebakorrapärane kuju. Ja kui siis oli jälle võimalus kirikut taastada ja uus katus peale ehitada, siis need võlvid, neid ei muudetud, ei parandatud, vaid lihtsalt krohviti üle ja sellest tõenäoliselt ka selline kuju. Veel on siin Haljala kiriku selline eripära, et need sambad ei ole sümmeetrilised, vaid asetsevad üksteisest eemal lausa meetri jagu. On üks sammas, võlvisammas eespool, teine tagapool, sambad on ka erineva läbimõõduga, et võib-olla neid on hiljem juurde ehitatud.
kõrvale, et see on üks selline müstiline teadmatus meie jaoks ka hetkel, et me ei tea täpselt ja keegi ei oska ka ütelda, mis põhjusel need sambad niimoodi ebasümmeetrilised on. Veel on Haljala kirikus eripära, et siin on sarnaselt Tallinna Pühavaimu kirikuga on sellised külgnissid, mille kohta me samuti ei oska ütelda, milleks need on. On erinevad hüpoteesid, et kuna kirik valmis katoliku aja lõpus, et siis võib-olla olid need külgaltariteks mõeldud, võib-olla oli ka siin roosalisemad põhjused, võib-olla need on konstruktsioonilised eripärad, et see on müüri tugevdumiseks, võib-olla ka selle jaoks, et siin, kuna Haljala kirik oli ka kindluskirik ja üleval tornis oli valvur, oli ahi, et võib-olla oli see ka lihtsalt küttepuude ladustamiseks, sest ka nendes nissides on ventilatsiooniavad, mõned ütlevad, et need on ka laskeavad, mis andsid võimaluse selle kiriku mikrokliimat kujundada läbi aastasadade. Veel on Haljala kiriku eripäraks see, et kuna see uus kirik, see praegune kirik, mis ehitati 15. sajandil, me ei teadnud selle täpset ehitamise ja pühitsemise aega, aga viimase välisfassaadi restaureerimise käigus me avastasime idaakna kohalt nissi ja nissis olid tähed. Meil oli tükk aega nuputamist, mida need tähed tähendavad ja kõige loogilisem oli, et see on aastaarv, see on 3 reas, mis kokku annaksid aastanumbri 1447. Kõige tõenäolisem, et see aastaarv on selle kiriku valmissaamise ja pühitsemise aasta. Et seda on võimalik kõikidel kooriruumi idaakna kohal imetleda ja see tunnistati Muinsuskaitseameti poolt aasta leiuks aastal 2024. Aasta varem välisfassaadi restaureerimise käigus avastasime lääneseinast torni lääne küljest umbes 11 meetri kõrguselt 3 nissi, tõenäoliselt pühaku nissid on need olnud ja kui luterliku aja saabumisel neid enam vaja ei olnud, siis nad olid kinni müüritud ja me ka ei teadnud, et seal sellised nissid on, aga 2023. aasta välisfassaadi restaureerimise käigus me need avastasime ja ka avasime ja need on kõikidele ka vaatajatele näha ja avatud. Haljala kirik on saanud niivõrd kauniks, et Haljala vald tunnistas aastal 2024 Haljala kiriku restaureerimise kõige väljapaistvamaks teoks Haljala vallas. Ja kogudus sai selle eest aastateo laureaadiks. Veel on siin erilist seda, et selles Haljala kihelkonnas, nii nagu see saadegi räägib nii Haljala kihelkonna kirikust kui ka kihelkonna mõisatest, et Haljala kihelkonna juurtega balti-saksa aadliperekonnad, kes Saksamaal ja mujal maailmas elavad, on võtnud omale südameasjaks toetada Haljala kiriku restaureerimisi. Viimase 17 aasta jooksul on tänu eelkõige Haljala valla aukodaniku Toomas von Dellingshauseni panusele Saksamaalt saadetud selle kiriku restaureerimise heaks kokku ligikaudu 1 000 000 eurot, mis on väga märkimisväärne ja selle eriti Haljala kihelkonna juurtega perekonnad von Dellingshausen, von Schubert, von Brevern ja von Dehn on need, kes on suurima panuse sellesse restaureerimistöösse andnud, mille eest me oleme väga tänulikud neile. Üks näide siin sellest Toomas von Dellingshauseni panusest, et tema vanaisa oli Eestimaa rüütelkonna viimane peamees ja tema tellitud on ka
pingid, mida me siin Haljala kirikus näeme ja nendest pinkidest viimase restaureerimise käigus jäi üle ja neid on ka näha Tallinnas konsistooriumi fuajees ja samuti Tallinna Toomkoolis ning Pakri kabelis. Need pingid tellis ta siis pärast seda, kui temal siin selles kirikus oli tema laulatus. Samuti tellis ta uue rõdu, mida me praegusel hetkel näeme, need on selle pinkidega sama vanused. Veel on erilist siin Haljala kirikus hauaplaat 17. sajandi keskelt, mis on kooriruumis seina peale tõstetud. See on toonane Eestimaa rüütelkonna peamees Johann Hastver, kes oli Aaspere mõisnik. Tema on maetud küll Tallinna Toomkirikusse, aga kuna ta siit kandist pärit oli, siis tema hauaplaat on siin kirikus olnud ja praegusel hetkel kiriku seina peal. Üks vanemaid detaile Haljala kirikus on kiriku kantsel. See on 1730. aastast ja see on Johann Raabe töö, kes tegutses siin Virumaal ja ka mitmes teises kirikus, sealhulgas Rakvere kirikus on näha tema tööd. Haljala kiriku kantslil on näha nii nagu üsna tavaline temaatika, et seal on 4 evangelisti. Keskel on Kristus, Salvaator ja lisaks 4 evangelistile ja õnnistegijale on siin ka Püha Jaakobus sellel kantslil kujutatud, nii nagu ka üsna tavaline motiiv, et kantsli all on Mooses. Aja jooksul on küll need 2 kivitahvlit või käsutahvlit ära kadunud, et kahjuks käsi on ka ära murdunud ja kantsli kohal kõlaräästal on samuti klassikaline kujundus, on pühavaim tuvikujul sümbolina siin, mis siis peaks kirikuõpetajale andma seda väge, et ta võiks pühast vaimust inspireerituna seda jutlust kogudusele edastada ja Jumala sõna vahendada. Ja kantsli kohal on peaingel Miikael pasunaga ja kantsli kõlaräästa esiserval on ka annetajate vapid ja siin on äratuntavalt siis von Wrangelite perekonna ja suguvõsa vapp. Samuti von Wrangelite suguvõsa vapp on ka selle kiriku peaportaali paremal pool küljes seina peal. Kiriku peaportaal on ka üsna erandkorras, mitte torni all läänes, vaid lõunas. Ja tõenäoliselt samal põhjusel, et kirik on olnud ka kindluskirik ja sarnaselt võib-olla Tallinnas on Toomkirikul 2 ust, mis on mõlemad lõunaküljes ja niisamuti on see ka Haljala kirikuga. Kiriku kooriruumis me näeme altari maali ja retaablit, mis on pärit 19. sajandi keskelt. See on koopia ühe Peterburi akadeemiku maalist Kristus Getsemani aias, viimasel õhtul palvetamas ja pöördumas oma taevase isa poole ja altarimaali all on tekst, et isa, kui see on sinu tahtmine, siis see sündigu. Kui on võimalik, siis päästa mind sellest, aga ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine, ütleb issand. Ja seal on ka, tal pilk on suunatud ülesse ja seal on karikas, mis on siis kujutab kannatuse karikat. Eelmine altari maal siin selles kirikus on pärit 17. sajandi viimasest kümnendist ja see kujutab püha õhtu söömaaega. See on tehtud koostöös toonase rüütelkonna portreemaalijaga ja Kristjan Akkermanni töökojast on puitosa sellel
maalil ja see on näha eksponeeritud Sagadi mõisas söögisaalis. Võib seda vana altarimaali näha ja see kuulub kogudusele ja meil on olnud mõte, et seda võiks ka siin selles kirikus taas eksponeerida, aga Muinsuskaitseamet on soovitanud, et selleks võiks olla Haljala kirikus stabiilsemad mikrokliimatingimused, sealhulgas niiskuse ja temperatuuri vahetumine, mida meil hetkel ei suuda veel tagada. Kiriku altari kõrval sellest vasakul on tabernaakli niss, hagioskoop, mis on avatud läbi müüri ühe kanali kaudu, kus siis paistab valgus selle peale. Tõenäoliselt on siis selles nissis eksponeeritud hostiat ja on kaks hüpoteesi, et kas see on vaatlemiseks seestpoolt või väljapoolt, aga kuna ta on üsna kõrgel ja see aken seal kiriku idaseinas, et siis tõenäolisem lahendus ja variant on see, et see on vaatlemiseks ikkagi seespoolt, aga et valgus paistaks selle hostia peale sinna sellesse tabernaakli nissi. Haljala kiriku aed on olnud ka matusepaigaks, nii nagu ka Haljala kiriku põranda alune, kuni aastani 1772, kui toonane keisrinna ära keelas nii kirikusse matmise kui ka kiriku ümbrusesse. Siin Haljala kiriku põranda all pikihoones oli 10 hauakambrit mõisate kaupa, igal mõisal oli oma hauakamber. Kooriruumis oli 3 hauakambrit, nendest 2 kuulusid Aaspere mõisale. Haljala kiriku aias on ka 2 hauakabelit, need kuuluvad 2 mõisale, 2 mõisnikule, siit 2 mõisnike perekondadele. Üks, mis on kiriku pea sissekäigu värava kõrval, kuulub Vihula mõisnikule, Alexander Berend von Schubertile ja teine hauakabel kuulub perekonnale von Brevernid. Ja mõlemad nii von Schubertit kui von Brevernit, nende järeltulijad on jätkuvalt toetamas Haljala kiriku restaureerimisi. Haljala kirikus on kokku 3 laelühtrit, mis on hetkel viidud elektrivalgusele, kunagi on need olnud küünlatega, need on pärit 17., 18., 19. sajandist. Rõdude kohal on 2 lühtrit, mis on jätkuvalt küünaldega, mida peab alati suurematel pühadel kasutades need eraldi küünlad süütama ja pärast kustutama. Siin see lühter, mis on minu pea kohal, siia on kirjutatud tekst Soli Deo Gloria ehk siis ainult Jumalale olgu au. Haljala kiriku orel on aastast 1852 ja selle on ehitanud Gustav Norman. Orel ootab järge restaureerimiseks. Mis on veel võib-olla Haljala kirikus erilist, et kantsel on kunagi asetsenud võidukaare all, aga Johann Eduard von Dellingshausen, kas siis enne oma laulatust või vahetult pärast seda on lasknud selle kantsli tõsta kõrvale, nii et võidukaar oleks avatud ja näha vaade altarile kirikust paremini nähtav ja selle jaoks siis tehti eraldi käik käärkambrist kantslisse, raiuti läbi seina umbes 19. sajandi lõpus, viimastel aastatel ja see käik on huvitaval kombel praeguseni säilinud, seda ei ole restaureeritud, vaid see ootab siis korrastamist. Aga veel üks asi, mis on võib-olla eriline siin Haljala kirikus, on see, et pärast viimast välgutabamust aastal 1831
siis kiriku katus sai küll mõne aasta pärast uuesti ehitatud peale põlenud katuse asemele. Kiriku tornikiiver sai ajutise katte ja see oli niimoodi üle 30 aasta, kuni aastal 1865 siis leiti võimalust tornikiiver taas välja ehitada sellisel kujul, nagu me teda praegusel hetkel näeme. Ja sinna tornikiivri kohal oleva kullatud risti all olevas kullatud kerast me kiriku tornikiivri restaureerimise käigus leidsime ajakapsli, mis oli kirjutatud toonase Haljala kirikuõpetaja Toomas Strieteri poolt aastal 1865 ja kiri on saksa keeles käsitsi kirjutatud, selle koopia on võimalik ka Haljala kirikus sellega tutvuda ja selle juures on ka eestikeelne tõlge. See kiri algab loeteluga Haljala kihelkonna mõisatest, mis siin ümbruskonnas olid, neid oli paarkümmend tükki, ja lisaks ka kirjeldus Haljala kiriku ajaloost, mis on varem olnud, mis on sellel ajal, detailsem kirjeldus selle kiriku tornikiivri ehitamisest ja ka sellest, et oli üks diskussioon tollel ajal, et milline võiks olla kiriku tornikiivri kate ja toonane Vihula mõisnik Alexander Berend von Schubert osales selles arutelus ja tema ütles, et paneme parima võimaliku, mis oli ka samal ajal kallim, aga tema lubas ise selle finantseerida. Ja lisaks sellele, et ta siis selle lasi kiriku tornikiivri vaskplekiga katta, ta oma kuludega tellis ka sinna selle kullatud kuuli ja risti selle kohale ja risti peale on kirjutatud, et saksakeelne kiri, et Jumal õnnistagu ja hoidku seda protestantlikku kirikut ja teisel pool ristil on selle annetaja nimi ja aastaarv. Sagadi mõis on esmamainitud aastal 1469, mil see kuulus perekonnale nimega von Rispiterid, mis on tuntud meile muide ka filmist nimega Viimne reliikvia, sama perekonna nimi. Seejärel 1517. aastal läks mõis von den Bergenitele. Pärast von den Bergeneid olid uued omanikud MacDuallid, Šotimaa päritolu Rootsi riigi teenistuses 17. sajandil ning viimaks jõudis mõis von Fokkide kätte. Ja üks tuntumaid von Fokkide esindajaid on tõenäoliselt Paul Edard von Fokk, kes oli ka peategelane ju von Fokkidest sarjas ja kes on Esku kabeli rajaja ja on ka sinna maetud, mis oli siis Sagadi mõisa kodukabel. Tegemist oli Eestimaa maanõunikuga. Ühtlasi käis ta pikkadel reisidel näiteks Hiinas ja Jaapanis, oli oma töös väga pedantne. Ühtlasi meeldisid talle naised, seda ma täpsemalt ei kommenteeri, aga oma alluvate hingeelu eest pidas ta palju hoolt, see tähendab seda, et finantseeris seda ja Esku kabeli lähedal võime hiljem näha, et need kõik ristid, mis sinna on pandud, on väga korrapärased ja ühtlasi pidas ta oluliseks, et kabeli juures oleks siis kord majas, et keegi ei läheks purjus peaga ja kõik oleksid viisakalt riietatud. Muide, von Fokki hingeasjaks või mis talle südamele lähedane oli see, et inimesed liiga palju alkoholi ei tarvitaks, näiteks Sagadi kandis kõrtse pandi tema ajal kinni omajagu. Ja mõis ise on
barokne. Siin tervitab meid kohe värav, mis on barokse kupliga. Ja tegelikult, kui mõisa teiselt poolt vaadata, siis on seal ka mõningad historitsistlikud elemendid. Säilinud on siin veel näiteks ka kavalerimaja, ait, tõllakuur, kasvuhoone kompleks on siin suhteliselt võimas ning samuti ka valitsejamaja. Ja mõisapargis on olemas ka ilus tiik ning hetkel kuulub mõisakompleks Riigi Metsamajanduse Keskusele, RMK-le ja siin on ka eraldi loodusmaja ning muuseum. Me oleme jõudnud Esku kabeli juurde ja Paul Eduard von Focki auale. Ole hea, räägi. Siin puhkab Paul Eduard von Fock, Esku kabeli rajaja. Kabel rajati aastal 1845. Von Fock ise sündis aastal 1798 ja suri aastal 1884. Paul von Fock oli siis see mees, kes aitas talupoegadel osta leeriülikondi ja leerikleite. Me räägime Vihula mõisast, Vihula mõisa omanikest, Vihula mõisa peahoone arhitektuurist ja ka kõrvalhoonetest. Ole hea, Paul. Vihula mõisast rääkides võiks alustada sellest, et Vihula küla ise mainiti juba 13. sajandil Taani hindamisraamatus. Dokumendid on Taani rahvusarhiivist leitavad. Vihula mõisa esmamainiti 1501. aastal ning esimesteks omanikeks olid von Looded. Peale von Loodesid tulid von Weckebrodid, seejärel von Helfreichid ning viimaks von Schubertid. Ja just von Schubertite ajal hakati siin mõisakompleksis kõige rohkem uuendama ja ehitama. Näiteks mõisa peahoone on tugevalt liigendatud algsest baroksest hoonest. Sinna külgedele lisati tiibhooned. Hetkel on ta neorenessants stiilis. Von Schubertite põhiline arhitekt, kes neid töid teostas, oli Friedrich Mode ja ta jõudis seda teha põhiliselt juba 1880. aastatel. Mõisakompleksis on säilinud näiteks kohvimaja veel, kus me praegu seisame. Üle tiikide saarekestele viivad hiinapärased sillad. Tänapäeval on võimalik võtta peahoones istuda restoranis. Lisaks on säilinud veel ait tõllakuur. Peale teist maailmasõda asus hoones mõisas hooldekodu. Vihula mõisa omanike von Schubertite matusekabel asetseb Haljala kirikuaias. Vihula mõisas on pärit üks huvitav lugu, mis on seotud viinaköögiga. Nimelt olevat Vihula mõisas olnud üks nurjatu teenijatüdruk, kelle peigmees tegelenud Soome kuiva seaduse ajal 20. ja 30. aastatel piirituse veoga. Ja selleks, et tema peigmees piirivalvuritele vahele ei jääks, oli tüdruk otsustanud piirituse sisse segada värsket õunamahla ning kaneeli. See lõhn pidavat siis piirivalvurid ära petma ja väidetavalt pettis ka. Ning selle mälestuseks saab Vihula viinaköögis seda lugu alati kuulda ning ka vastavat kokteili proovida.
Me oleme jõudnud Kandle mõisa juurde ja oleme siin mõisapargis. Mis on Kandle mõisast järgi? Kandle mõisast paraku suurt järgi ei ole. Kandle mõisast on peahoone on hävinud, aga järele on jäänud tall tõllakuur, mis on siis 5 ümarkaarega. Kandle mõisa esmamainiti aastal 1583 ja mis on muidugi Kandle mõisa osas huvitav on see, et siin on see omanike ring väga lai. Ehk siis kõigepealt kuulus mõis von Hastferidele, seejärel von Wrangelitele, kolmandad olid Löövis-Hoff-Menaarid, see on Šoti päritolu perekond, pärast neid tulid von Stroomid, siis von Ruennid, siis tulid von Wranglerid uuesti, üks perekond mitu korda, pärast von Wranglerite teist tulemist tulid von Trithoffid ning viimased võõrandamiseelsed omanikud olid Fondeenid ning Arnold Julius Fondeen oli see mees, kes oli viimane mõisa omanik võõrandamiseelne. Ja nüüd loeme ühe katkendi Dellingshauseni raamatust, mis räägib siis õdedest von Trithoffidest. Die Gutsfrauen handelten eben nur aufgrund ihrer unter der Anweisung des Arztes gewonnenen Erfahrungen. Sobald der Krankheitsfall komplizierter erschien, wurde den Patienten die Hilfe des Hausarztes auf Kosten des Gutes gewährt. Einige Damen hatten besonderes Geschick im Behandeln einzelner Krankheiten und gewannen einen weiterreichenden Ruf. So waren 2 Schwestern, Anna und Julia von Trithoff, in Kandel, einem Nachbargut von Kattegat, durch Heilungen von Augenleiden so bekannt, dass Patienten aus weit abgelegenen Gebieten zu ihnen strömten. Ja selles tekstis siis on tahetud öelda seda, et 2 õde Trithoffi ei olnud lihtsalt mitte mõisapreilid, vaid nad aitasid ka kohalikku arsti ja nad olid oma arstivõtete poolest ja ravimise poolest juba nii tuntud, et üle terve piirkonna tuldi nende juurde kokku, et neilt abi saada. Selline mälestus on Dellingshausenil Trithoffide õdede kohta raamatus kirjas. Oleme jõudnud Annikvere mõisa juurde. Mis on iseloomulik Annikvere mõisale? Annikvere mõis on esmamärgitud aastal 1445. Annikvere mõis omanikud on olnud von Lantingshausenid, von Brevernid ja von Notbeckid. Viimased võõrandamiseelsed omanikud aastal 1919 olidki von Notbeckid. Siinkohal oleks mõistlik ära rääkida, mida see võõrandamine 1919 kujutas. Käimas oli vabadussõda, vastu võeti maaseadus, kus mõis võõrandati ja mõisamaa üldiselt jagati tükikesteks, aga põhjus, miks paljud mõisnikud said veel seal edasi elada, oli see, et mõisa süda jäeti mõisnikule alles tihtilugu, mitte alati. Ja Annikvere mõisa puhul on oluline veel see, et siit on pärit keskaegse Tallinna ajaloo uurija Eugen von Notbeck. Mõis ise on erakätes hetkel, kuid märkimisväärne on, et tegu on hilisklassitsistliku hoonega, kus pea sissepääs asub hoone küljel, kus on 2-sambaline portikus. Et just see, et pea sissepääs asub hoone küljel, ei ole eriti tüüpiline. Oleme jõudnud Selja mõisa juurde. Mis on Selja mõisale iseloomulik ja kes on siin olnud omanikud? Selja mõisa on esmamainitud 15. sajandi keskpaigas. Omanikud on olnud von Rennkampfid, von Weidenbaumid ja 1864. aastal ostis mõisa ära Prantsusmaa juurtega mees Johann Girard de Sucanton, keda talurahvas kutsus Suka Antoniks. Ja Sucantonide kätte see mõis ka jäi. Sucantonid on need, kes rajasid Kunda tsemenditehase ja olid selle omanikud muuhulgas. Mõis ise paraku on suhteliselt kurva ilmega, nagu te mu selja näha võite, et siin kõrvalhooned ka. Aga ta on erakätes ja tulevik on võib-olla helge, et üht-teist siin juba ehitatakse.
näeme praegu Essu mõisa, kes on olnud Essu mõisa omanikud ja milline on praegu Essu mõisa peahoone seisund? Essu mõisa esmamainiti aastal 1496. Essu mõisa omanikud on olnud perekond von Wrangelid, von Dellingshausenid ning von Ungern-Sternbergid. Muide, mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli naisterahvas paruness Juliet von Ungern-Sternberg. Ja kui vaataja mõtleb, et kas see mõis on nõukogude ajal ehitatud või miks tal see fassaad niisugune kummaline on, siis vastus peitub selles, et 70. aastatel seda mõisa renoveeriti ja see sai sellise teatava nõukogude kastme. Aga üldiselt säilinud on siin ka mõningad ajaloolised osad, näiteks see kolmnurkfrontoon, kuid paraku mõisa ajalooline väljanägemine sai kannatada mõnes mõttes selle nõukogudeaegse renoveerimisega. Oleme jõudnud Veltsi mõisa juurde. Mis on Veltsi mõisal iseloomulik? Veltsi mõis muutus iseseisvaks üksuseks Põhjasõja ajal aastal 1709. Mõisa omanikud on olnud von Gramenid, von Adergassid ja von Deinid. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Nikolai Aleksander von Dehn. Kui me vaatame, milline võis välja näeb, siis me näeme, et tegu on ehitatud puhta puugiga tellisest ja see lame katus ja kaaraknad viitavad tegelikult historitsistlikule stiilile, täpsemalt neorenessantsile. Samast ajastust pärinevad ka kõrvalhooned, mis on tehtud punastest tellistest ja maakividest. Oleme jõudnud Altenhofi ehk siis Vanamõisa mõisa ja see on tuntud selle poolest, et siin oli kunagi väga suur maavaldus. Just nii. Vanamõisa mõis muide eraldati Karula mõisast aastal 1660. Omanikud on olnud kõigepealt von Ükskülid, siis von Lantingshausenid ning viimaks von Brevernid. Üks viimane, ütleme siis, võõrandamiseelne omanik oli Hans Julius von Brevern ja ta oli tegelikult siin omanik kuni aastani 1939. Ja siin tulebki nüüd see moment mängu, et vanal Eesti ajal see mõis oli üks suuremaid sakslaste käes olevaid maavalduseid oma 300 hektari ja viinaköögiga. Lisaks on märkimisväärne, et mõisas, Vanamõisa mõisaaida töölise pojana on sündinud siis tuntud maalikunstnik Karl Ludwig Maybach, kelle maale, maastikumaale on isegi võimalik vaadata näiteks Eesti Rahva Muuseumis. Hoone ise on neorenessanss stiilis ümarkaartega ja valmis 19. sajandil. Oleme jõudnud Aaspere mõisa juurde ja see on siis klassitsistlikus stiilis ja siin on 6 sammast. Aga millega on mõis tuntud? Alustame sellest, et mõisa esmamainiti aastal 1511. Mõisa omanike seast leiab sellised nimed nagu kõigepealt von Hastferid, seejärel von der Palenid, von Stackelbergid. Siis ühel hetkel ostis mõisa ära arhitekt Friedrich Welten ning viimased omanikud on olnud von Dellingshausenid. Aastal 1966 oli paraku hoones tulekahju ning kolmnurkfrontoonil asetsenud von Dellingshausenite raidkujul olev perekonnavapp seal hävis.
vanal Eesti ajal oli hoones hooldekodu. 70. aastatel ehitati siia kõrvale 3-korruseline koolihoone. Hetkel on koolihoondes samuti hooldekodu. Mõisa teisel korrusel, mõisa sees, on üks huvitav tuba, mida kutsutakse Hiina toaks. See on siis inspireeritud Aasiast. 2-korruselisel mõisahoonel on 6 tooria stiilis sammast ning kummalgi küljel võime näha külgrisaliite. Mõisapargis asub ilus tiik. Mõisapargi kaguservas on von Dellingshausenitele pühendatud mälestusmärk ehk obelisk ning von Dellingshausenite rahula asub Halja kirikuaias. Loeme siis väikese katkendi Eduard von Dellingshauseni kirjutatud raamatust Im Dienste der Heimat, mis on välja antud Saksamaal 1930. aastal. Die Umwelt in der Heimat. Meine ersten Erinnerungen sind mit einer Fahrt aus Radkattentag, unserem Hauptgute an den Meerstrand von Kasperwiek verknüpft, wo unsere Familie regelmäßig eine Woche des Sommers verbrachte. Meine Eltern pflegten auf dem Hinwege im Nachbargute Palms einzukehren, das auf der Hälfte des Weges 16 Kilometern von Kattentag entfernt liegt, um den Dienstboten die Zeit zu geben, die Häuser in Kasperwiek zu unserer Ankunft einzurichten. Ühesõnaga, härra Dellingshausen räägib siin siis oma mälestustes, kuidas nad ise Kattentakist, mis on siis Aaspere mõis, läksid perega koos, vanematega koos Käsmu. Käsmu kohta siis saksa keeles öeldakse Kasperwiek ja tihti, kui nad sinna teele läksid, nad keerasid ka Palmsest läbi ja kuidas siis nende vanemad ühesõnaga seadsid need suvemõisa majad korda ja mis ülesandeid siis jagati. Nii et see on otseallikast von Dellingshauseni raamatust. Meie eelviimane peatus on Loobu mõis ja Loobu mõis on Vana-Balti stiilis. Mida see tähendab? Alustame sellest, et Loobu mõis rajati 1730. aastatel Tallinna ja Narva maantee lähedale Loobu jõe ületuskohta lääne kaldale. See Vana-Balti stiil tähendab seda, et see oli üks populaarne stiil 17. ja 18. sajandil mõisnike seas, kus ehitati selline tihtilugu puidust häärber, mille keskel oli mantelkorsten ja üldiselt korstna ümber oli siis 4 tuba. Hetkel muudab selle mõisa huvitavaks see, et ta on liidetud sellise historitsistliku tellistest hoonega, moodustades päris omanäolise puidu ja kivi koosluse. Mõisa omanikest rääkides, siis kõigepealt olid mõisa omanikud von Thiesenhausenid, seejärel von Maidenid, pärast von Maidenid tulid von Stecklenbergid ning viimaks von Dellingshausenid. Von Maidenitest võiks rääkida natuke lähemalt, kuna nemad on tegelikult üks põline Eesti ja Liivimaa suguvõsa. Räägitakse, et nende juured pärinevad Lüganuse kandist ning on seotud sealse murrakuga, mis murdekeeles see Maidal oli kala, üks teatud kala, aga see on säilinud nende perekonna vapil, et seal asetseb siis 3 kala. Haljala kihelkonna üks omapärasemaid mõisahoonetest säilinud elemente on Kavastu mõisas asuv Linnuse torn, mida nimetatakse ka Tuvitorniks. Ja Vahur, ole hea, tutvusta meile seda. Jah, Kavastu mõis ise on esmamainitud 1389. aastal, kuid paraku mõisahoonet säilinud ei ole, kuna see hävis 1972. aasta tulekahjus.
nagu eelnevalt öeldud, kõige huvitavam element ongi see nurgatorn, mida kasutati tuvilana ja mis imiteerib keskaega, kuna teravkaared seal viitavad gootikale. Tornil on olemas koonustorn, eks ole, ning lai mašikuli. Mašikuli tähendab siis ette ulatuvat osa torni tipus, torni ülaosas. Kavastu mõisa puhul võiks ära tuua eraldi välja huvitava fakti kõikidele orelimängusõpradele, et 19. sajandi alguses tegutses mõisas Frühlingite oreli- ja harmooniumi töökoda ning kui see kinni pandi, siis ostis tööriistad ära Kriisa Võrumaalt ja Kriisade nimi on nüüd ju väga tuntud orelihäälestajate ja ehitajate nimi. Kavastu mõis kuulus 19. sajandil von Fokkidele, hiljem Fondeenidele. Viimane mõisnik oli Arnold Julius Fondeen ning mõisapargi lähedal näeme me tuulikuvaremeid.